Hea Põlva kooli koolipere! Eesti Vabariigi aastapäev kutsub meid igal aastal mõtestama oma kodumaa tähtsust ja väärtust. Meie riik toetub põhimõtetele, mis hoiavad meid koos. Vabadus, rahu, kultuur, traditsioonid ja ühtekuuluvus. Need kujundavad meie rahva identiteeti ja annavad meile kindluse eluteel. Vabadus on hindamatu kingitus, eriti väikerahvastele. Maailmas on palju suuremaid rahvaid ja riike, kellel ei ole seda, mis meil on. Meie vabadus on välja võideldud ja põlvest põlve hoitud, mistõttu peame mõistma, kui habras ja kallis see tegelikult on. Seetõttu jõuame küsimuseni, mis puudutab meid kõiki. Mis on minu panus ja roll Eesti riigis? Elame ajas, mis nõuab valmisolekut, oskust ise hakkama saada, otsustada ja vastutada. Sama oluline on märgata teisi ja toetada neid, kes vajavad abi. Me peame sellele mõtlema juba täna, sest homme võib olla liiga hilja. Meie väärtused püsivad vaid siis, kui me ise neid hoiame ja oma tegudega toetame. Igapäevased valikud kujundavad Eesti tulevikku. Panus võib olla heatahtlikkus, julgus, ausus, töökus või lihtsalt siiras soov olla täna parem kui eile. Just väikeste järjekindlate sammudega sünnib tugev ja vastupidav ühiskond. Tähistades Eesti Vabariigi aastapäeva, hoidkem meeles ja austagem neid väärtusi, mis teevad meie kodumaa eriliseks. Olgu see päev täis uhkust, tänu ja ühtekuuluvustunnet. Pühendagem end Eesti hoidmisele, väärtustamisele ja tuleviku kujundamisele. Igaüks oma panusega. Soovin teile kõigile õnnistatud ja meeleolukat saabuvat Vabariigi aastapäeva. Kallid Põlva kooli noored! Täna tähistame me Eesti Vabariigi sünnipäeva. Eesti Vabariik sündis, sest oli inimesi, kes julgesid mõelda, unistada ja tegutseda selle nimel, et meil võiks olla oma riik. Eesti riik ei ole riigipiirid kaardil või ajalugu. Eesti riik on meie inimesed. Eesti riik olete teie oma tegutsemise, unistuste ja mõtetega. Ma soovin kogu Eesti Vabariigi nimel ja Põlva vallavalitsuse nimel öelda aitäh, et te olemas olete. Ja kuivõrd noored kujundavad seda, milline on Eesti tulevik, te kujundate seda täna, kujundate seda 10 aasta pärast, siis ma soovingi, et te julgeksite unistada, tegutseda, vahepeal ebaõnnestuda ja siis uuesti proovida. Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva. Hoidkem Eestit ja hoidkem üksteist. Mida tähendab sinu jaoks Eesti? Puhtust ja ilust loodust. Minule tähendab see on mu armas kodumaa. Minu jaoks tähendab Eesti Vabariiki, isamaad ja kodumaad. Kohta, kus ma elan. Minu jaoks tähendab Eesti seda kohta, kus mu ema ja isa elavad. Eesti tähendab minule kõige armsamat sünnipaika. Eesti meeldib mulle sellepärast, et see on ilus väike ja see on vabariik. Eesti tähendab mulle kodu. Minu kodumaa ja koht, kus ma saan turvaliselt olla. Minu jaoks tähendab Eesti seda, kus on minu pere, sõbrad, vanemad ja loomad ja linnud ja... Eesti on siis mu kodumaa. Eestimaa on mu sünnipaik ja see tähendab mulle parimat ja mulle väga meeldib olla kodutütar. Minule tähendab Eesti kodu, pere ja armastust. Eesti on minu kodumaa. Eesti on minu pere. See on koht, kus ma saan olla perega, loomadega ja sõpradega. Eesti on minu jaoks riik, kus ma sündisin. Eesti on minu jaoks väike armas kokkuhoidev riik. Kodu.
mis sulle kodumaa juures kõige rohkem meeldib? kodumaa juures meeldib mulle kõige rohkem oma Eesti rahvas ja Eesti kunst. ilus loodus. mulle meeldib ema ja isaga olla Eestis koos. minule meeldib Eesti juures kõige rohkem see, et siin on palju metsi ja värske õhk. mulle meeldib sellepärast, et siin saab tasuta koolis käia. no ikka eesti keel. perekond. mulle meeldib Eesti juures, et meil on puhas loodus ja talv. siis huvi. kaunid metsad. olla perega ja käia paljudes uutes kohtades. loodus. panna lekosid kokku ja sõita ATV-ga. minule meeldib puhas loodus. kõige rohkem mulle meeldib kodumaa juures see, kui on need aastaajad ja siis need vahelduvad. näiteks see aasta on näiteks väga pikk talv ja saab rohkem olla lumega mängida ja. kaunis loodus ja kultuur. loodus ja rahu. Juhan Liiv. laulupidu. millised on sinu peretraditsioonid vabariigi aastapäeval? me vaatame perega koos telekat ja presidendi kõnet. koos söömine ja tähistamine. perega koos Eesti lipp lehvima ja õhtul pidulik õhtusöök. ärkame perega hommikul ja esimene asi, mida me teeme, laulame Eesti hümni. Me teeme tikuvõileibu Eesti lipuga. et tulevad kõik kokku ja kõik räägime ja joome limonaadi. me sööme hernesupp ja kiluleiba. sööme kiluvõileibu vahest ja vaatame ka televiisorit siis koos perega. ostame torti ja tähistame vanaema sünnipäeva. me kaunistame maja, kutsume külas, sööme Eestis rahvatoitu. käime Kihnus. kiluvõileiva söömine. me oleme koos ja me sööme kiluvõileibu ja sööme torti. me võtame pere kokku ja vaatame presidendi vastuvõttu ja paraadi. katame laua ja kutsume sõbrad ja siis vaatame telekat. kõigepealt me käime Rasinal lippu heiskamas, siis viib issi Eesti viimasele metsavinnale küünla ja siis me lähme Lätti sööma. minu peretraditsioon on see, et kui on vabariigi aastapäev, siis oleme meie kõik perega koos. minu peretraditsioonid on paraadi vaatamine ja kiluvõileibade söömine.